Aasta 2024. Epohhi muutva sisuga kuulutusi ei ole võimalik isegi mitmekordse eneseõigustuse puhul, et mind see asi ei puuduta, eirata. Kes teab, see mõistab. Aga kosmoses kehtivad oma reeglid, sest hingetasandil ollakse tulekul oleva imeloo sündmustest kindlasti teadlikud. Loojal on tavaks oma imedega selliselt õuele astuda, et paneb ajaraamid ja eesootava noalaeva strateegilise kava paika ega jää selle ootele, kas senise elu jaoks puudu olev koosmeel sellest välja teeb. Aega ei saa tagasi pöörata, aga ajaloost tuleb õppida ja osata kaasaja Kristuse naasmise lugu õigesti hinnata ja selles end õige maalase ja looja hingena kaasloojaks pakkuda. Asi pole enam suhtumises või kellegi tegemata jäänud töös. Asi on põhimõttes kinni, mis liigitab eesminemise perioodide tegijad üldmõistes kahte leeri. Esiteks, kuulutusele järgnenud iidhinged, mis peavad seda tegema, milleks hingeleping kohustas, ja teiseks järgijad, kellele peab maailma loo sündmustik nii südamelähedaseks kujunema, et see on peamine, millest end maapealse inimpere täisväärtusliku liikmena elatada ja millega oma järele jäänud eluaja loomispäevi sisustada. Kõlab kurjakuulutavalt. Olete üllatunud, et me selliselt oma armastuse lugu kuulutame. Seega peate loojat väikeseks ja naiivseks lapseks, keda saab oma nurka mängima suunata, et mine tegele oma asjadega mujal, meil siin tähtsad täiskasvanute asjad ajada ja plaanid töösse värvata. Ei, kallis maahing, see ei ole nii ja see ei ole ka kuulutus, millega kedagi hirmutada, vaid fakt, mille puhul on õige mõelda, et igaks asjaks on loojal määratud oma aeg ja see, mis peab, saabub vääramatu jõuga ka siis, kui inimesed seda ei usu, või seda aimdust, mis nüüdseks kohale jõudmas, enda teadvusele ligi ei lase. Aeg on tõusnud. Meie oleme pikalt oma saabumisest teatanud ja valmistume maailmale oma sõnumit suurmere lainena jätkuvalt edasi levitama. Kui Maarja peab oma rahvast rahvaesinduse külma suhtumise tõttu ära pöörduma, et planeedi pered eesootava aja valguses turvaliselt varjule viia, siis seda ta teeb ja jätab siia vaid märgid, mille kaudu saaksid viimasena ärganud siiski meile järgneda, kelleni meie sündmuste ahela ots pole veel silmapiirile ulatunud. Tartus peetakse kultuuripealinna pidustusi ja reklaamitakse ühissuudluse mõjul kerkinud armastuse levimise vaimu. Kas see aga ka loojale pilgu lubab pöörata, on omakorda teatud kultuurilise taseme test. Sest maise armastuse võidukäik peatas meie laagritööde võimaluse vabal maal ja illusioonideta teavitamiseks loodud ettevõtluses. Kui meie peretöö tulemust peavoolus mustaks manamiseks ja lubamatuks sekkumiseks narriti. See oli kole vaatepilt, mida me saime kõrge ametiala esindajate ja rahva seast tõusnud ingliteraapia maalt väljakihutamise aktivistide kaudu kogeda. Aga õpetas palju ja kandis seda vilja, et tänaseks me sellise armastuse välistame, kus meid kui ullikesi ahjuroobiga nurka lükatakse, et see praht ei kuulu meie ametiala reeglistikku. Aga samas võime pead kaotamata öelda, et ka neile läheb seda peretöö taktika meetodit kohe vaja. Kui looja plaanid peatavad ilmaliku elu õrna elupuoksa peal kiikumise ja pead peavad hakkama aru saama, mida tema tahab ja mida tema meeskond laivis liikudes ette näitab ja mida meie ise peame selleks tegema, et suur looja peretöö plaan planeedi päästmiseks peamises õnnestuks
ja vaimse maailma ilmingute tundmine kohusetundlikuks südameasjaks kujuneks. See on ettekuulutus, mida me ei pea enam kordama, sest maailmaloo päris muutmine on tänase kuupäeva sees anno 21. mai 2024 alanud ja kiri, mis siia plakatile kaasa läheb, jääb interneti avarustesse suurt imet ja looja maale naasmise fakti kindlamalt kui kalju püsti seistes kinnitama. Kes mõistab ja kelle ego allub, see muudab suhtumist. Kes mitte, selle aega saab täna alanud loojasaali uuendustöö just temale sobivaks arenguteeks ümber nimetada. Ja kes püüab sellele plaanile vastutööd teha, peab oma elu säästmise nimel pigem eluõpetuse kooliklassis taharita istuma. Sest see on universaalne reegel ja looja poolt aegade algusest valmis pandud plaanide ellukutsumise äratussignaal, millega oleme tänasest alustamas. Inimpere teadvuse muutmise puhastusprotsess alaku ja kõik, kes selles loos pead ei kaota, ärgaku. Veel pole hilja ja veel pole teated nii karmilt elulised, et äratust tuleb katastroofis kogeda ning oma nukra eluplaani kuulutusega paratamatult üks-ühese teadmisega silmitsi olla. Armastuses on vägi ka siin ja kes ema Maarja karmilt kasvatuslikku armastust tõe silmil vaadata oskab, saab kohe maid aru, et asi on nüüd juba vägagi tõsine ja valgusel on oma plaanidega nüüd juba ülimalt kiire. Paljud inimesed on seda aega oodanud ja selleks valmistunud. Paljudel on päevad nukrad ja kiretud, sest ei ole kaasaja ärimudeliga kohanenud. Aga nüüd tuleb kogu maal seista õlg õla vastas ja muud seismilised tulevikuplaanid looja omadega ühtlustada. Sest planeedi olukorra päästmiseks peavad inimeste teadvuse hoovad kõrgemalt tiirlema ja hinged kindlasti võidule pääsema. Ega üksnes prahi koristamise, puude kaitsmise ja loomade eest hoolitsemisega see saatus maal ei teisene. Lõpetuseks ütleme tänaseks nii. Hoidkem valguse tunglaid kõrgel ja ülimjõult saadetud ettekuulutuse vaimu au sees. Sest tänasega alanud uues ajastuperioodis loeb see palju enam, kui suurlinnu ehtivad kunstliku iluga loodud valgusmängud, mis loovad oma loojate ettekujutuses küll ülisuuri inglite kujusid, aga oma päriselus naeravad kelmikalt selle üle, et keegi seda kindlalt usub, et iga inimese hinge valvab 2 inglit ja et neile teeb suurt raskust egode eelistamine ja elupuu okste peal istudes asukohamaa oksa saagimine. Agape armastusega planeedi vaneminglite kogukond elik maa vaimne hierarhia ja ema Maarja saatkond, sealhulgas vaimkogumist teeniv maine ema Maarja kehastunu, ingliterapeut Maria.